kelder, vana kelder ja kasutada selleks Husqvarna akutrimmerit 520 IRX. Mul on seljas Husqvarna seljakott akus on 100% täis ja saab näha, kuidas masin saab selle tööga hakkama hästi halvasti. Üldiselt Husqvarna akuriistadele mul igasugused etteheited puuduvad oma töös. Et seekord ma saan siis näha, kuivõrd hästi saab sellist tööd, mida tavaliselt tehakse bensiinitrimmeriga. Kuidas see saab, kuidas see töö saab tehtud akutrimmeriga? On see mingit vahet üldse? Nii, aku läks tööle, töötab. Lõpuks peaks selguma ka see, kuivõrd hästi siis aku vastu peab. Nagu näete, akul on küljes ka trimmerdamiseks vajalik konks ja kate. Ja nii, nüüd ma lähen, kapid pähe.
töö jätkub.
Husqvarna akupuhur 536 LIB. Tavaliselt teen kõik selle, mille ma korrastan kohe puhtaks ka. Tuul puhub selja tagant, ma püüan selle pühkida sinna keldri taha. Siis on parem, on vaja midagi viimistada, sest seda viimistust teha, kui seda risu ei ole siin. Kogu selle keldri puhastamine võttis akus circa 22% ja lisaks siis paar protsenti puhuriga puhastades. Ma teen siit mõned tutid ka veel ära, siis on kelder enam-vähem korda tehtud. Trimmeri pead saab muuseas panna tööle kahte pidi, sõltuvalt sellest, kuhu poole soov on, et prügi lendaks. Vastupäeva tundub olevat loogilisem, aga see toob puru endale peale. Vastupäeva jälle ei ole käsi nii kindel.
kelder on tehtud. Nüüd on siis kinnistu ülejäänud objektid, DSR, mille peale kulub veel üks circa tund aega. Aga aku pidas kenasti vastu. 71% on alles, 29% kulutatud kõik siis selle video jooksul. No, pole seda palju, tööd on tehtud omajagu ja saab veel teha. Nii et head abimehed on need Husqvarna akutööriistad. Lisaks sellele, et nad ju häält ei tea, on nad väga kerged, eriti